Tere, valgusolemuse kanali kuulajad, vaatajad ja jälgijad. Teen teile siia väikese energia update'i, kuna me oleme sellises intensiivses ajaperioodis. Tundsin, et tahaks neid energiat natukene täpsemalt vaadata. Laupäeval, 8. augustil on meil siis lõviväravate tipphetk, kus energiad on intensiivistunud. Ja üleval on väga tugevalt sellised mina olen seotud teemad, nähtavusega seotud teemad, enesele kindlaks jäämisega seotud teemad, kuidagi ka selline vastuolu põrkumine. Ja et mitte meil liiga lihtne ei oleks, siis 12. augustil on meil päikesevarjutus, mis on Eestis natukene nähtav, aga ometi mõju on. Ja juba praegu need energiat tegelikult ketravad üles. Miks see nii intensiivselt üles ketrab, on see, et me vabastaksime selle, mis meil üles tuleb. Me ei teaks muidu, et meil siin alateaduses midagi peidus on, kui meie ärrituvus ja meie triggerid ja meie emotsioonid ei näitaks, et seal midagi peidus on. Ja see, mis seal peidus on üsna suuresti seotud või mis nii-öelda vabastamist tahab praegu, on esivanemate liin, mis tahab vabastust ja puhastust. Et me saaks edasi liikuda järgmisesse ajaliini, kuldajastusse, aga me ei saa sinna edasi liikuda siis, kui me kanname neid esivanemate uskumusi kaasas, et nende vanade just karmaliste uskumustega me ei loo kuldajastut. Me loome kuldajastut tarkusega, mitte karmaliste uskumustega, mis hoiavad sõlmes meid kinni, eks ole. Ja see vajabki meil puhastust, see vajab meil vabastust. Ma olen saanud teilt kirju ja ma ka ise tunnen, et energia on hästi intensiivne. Minu sees käib tõepoolest võimuvõitlus. Kogu aeg on vaja maandust. Ja ma arvan, et see energia hakkab nii-öelda nagu alanema, ütleme siis niimoodi leebuma pühapäeval, aga ta ei lähe täiesti kergeks, ta hakkab seal vaakumisse tõmbama. Ja peale päikese varjutust alles toimub mingisugune vabanemine. Et augusti üldse oma astroloogia energiate poolest on selline väga muutlik ja tõukab meid muutusesse. Et sellepärast ka meil nii ebamugav on, sellepärast et kui meil oleks mugav, siis me ei tekiks ka soov midagi muuta, ei tekiks soov märgata, kas midagi on valesti, kas midagi vajab ümber korrigeerimist ja nii edasi, nii edasi. Et mugavustsoonis muutust ei toimu. Ja selleks, et saaks toimuda muutus, hakkab meil ebamugav ja universum korraldab nii, et sul hakkaks ebamugav. Ja seega tasub vaadata enda minevikku, enda vereliini minevikku, mida sa kannad kaasas, mis ei peaks enam kaasas olema. Mis vajab vabastamist, mida sa saaksid teha teisiti, kuidas sa saaksid ennast paremini väärtustada, kuidas sa saaksid ennast paremini armastada ja nii edasi. Aga vaatame, mis need kaardid meile räägivad selle praeguse ajaperioodi kohta, mis meid ootab ees kollektiivselt, mis on nõuanded, mis teemad on. Nagu ikka, võta see, mis resoneerub, kui ei resoneeru, siis ära proovi endale sobituma panna seda. Täna on õues nii tugev tuul, ma loodan, et heli kostub ka. Tuul puhastab. Tuul tuleb ära puhuma, seda vana. Nii. Kollektiivile sõnum. Mis siit tahab tulla?
See on üsna sellise aktiivse ja töise meeleoluga kaart. Ma vaatan, mis mulle siin teised näitavad. Päike, keskpäike on kogu aeg teemaks. Elujõud, tegevusplaan. Ma arvan, et see praegune aeg ei ole väga selline, kus olla liiga passiivne. See aeg nõuab meilt kuidagi sellist suuna leidmist, suuna võtmist, kuhu sa suunad oma elujõu energia, mida sa teed oma elujõu energiaga, kas sa loobid seda kuskile tühja kohta või sa paned ja suunad seda tõepoolest sinna, mis sulle ka kasu toob. Ehk siis kas sa oma elujõu energiaga toidad oma karmasid või oma hingeteed. Kas sa oled seal ikka oma karmades kinni, oma esivanemate programmides kinni, oma mõttelõksudes kinni või suunad sa oma elujõudu selleks, et ennast tõepoolest aidata, ennast armastada ja edasi liigutada uude palju paremasse ajaliini. Pakialune kaart näitab ka seda, et torn tuleb ka. Et justkui nagu sa põrgatad mitut palli korraga, aga milline on nüüd see pall, mida sa hakkad hoidma, mida sa hakkad väärtustama, mida sa hakkad tähtsustama, et ära võta endale liiga palju tegevusi, ära proovi kõike korraga vedada. Kui me proovime kõike korraga vedada ja teha, siis me loobime ja raiskame ka asjatult oma elujõu energiat. Hästi teadlikult vaata praegu üle, kuhu sa oled oma eluenergiat suunanud. Ma arvan, et see praegune aeg ongi hea selleks, et vaadata hästi palju tagasi. Mida sa oled teinud, miks sa oled teinud, kas edaspidi on vaja seda teha. Ja no torn tuleb lammutama ära seda, mis enam ei teeni. Ja praegune see energia tõepoolest on selline, et on väga palju vaja jätta maha. Mis on olnud illusoorne, mis on olnud valearvamused, valereaalsus ja mis ei ole võib-olla olnud sinu kogemused üldse, aga sa oled need üle võtnud, rääkides esivanemate liinist, et sinust saaks tekkida see iseseisev oma elu valitseja, kes suunab oma elujõu energiat nii, et see toidaks teda ennast, mitte enam inimesi, võib-olla su minevikust, situatsioone su minevikust, mõtteid su minevikust, mis iganes. Siin ja praegu, mis suga toimub. Mis on sinu edasine tegevusplaan? Millise suuna sa tahad valida? Milliseid samme sa peaksid nüüd astuma, et sa saaksid jätkata seda tegevusplaani, kuhu sa tahad jõuda, eks ole? Millised on need esimesed kõige väiksemad sammud? Ära mõtle suurte sammude peale. Kõige pisemad, alusta kõige pisematest. Baby steps. Näed, mõõkade 7, mis sa põgened siin? Mille eest sa põgened? Oma sisemise mingisuguse kamma ja eest. Ega seda on vastik tunda, jah, ma tean. Müntide 4 ja mõõkade 10. Noh, energia on tugev. Aga mõõkade 10 tuleb joont alla tõmbama, tuleb ära lõpetama. Ütleb siin millegi kohta, et aitab küll. Ära põgene enda eest, ära hoia enam ennast tagasi. Ära võidle endale kogu aeg vastu. Mingisugune väga suur helikopter lendab mul siit üle pea praegu. Millegiga on vaja täielikult lõpparve teha. Noh, tuleb siia ka see žonglöörimise kaart, eks ole, et mida sa toidad, miks sa toidad,
Kas on vaja kõike üldse korraga toita ja vedada? Nagu selline liiga palju tegemine ei vii sind mitte kuskile. Sa ei jõua mitte kuskile, kui sa üritad kõike teha. Midagi, millele sa ei ole kas siis otsa vaadanud või ei ole tahtnud otsa vaadata, sest kuidagi selline nagu see põgenemise ja vältimise energia on praegu üleval. Et kui tulevadki need triggerid ja ärrituvused üles, eks ole, me ei taha neid tunda, me hakkame vältima, me hakkame põgenema ja seda endast kuidagi alla suruma. Aga see on just see koht, kuhu on vajalik vaadata, sellepärast et sealt tahab see tõde välja tulla. Sealt tahab välja tulla sinu hingetõde. Et sa ei saa enam silme ees hoida seda sidet iseenda kohta. See midagi iseenda kohta tahab päevavalgele tulla. No, rääkides perekonnaliinist, eks ole, müntide 10. Seal mingisugune konflikt tuleb sealt perekonnaliinist, mida on võimalik ära lahustada, seda vastu võttes. Et see justkui nagu tahab tasakaalu saada ja tuleb maailmakaart ka, mis näitab, et algab justkui uus tsükkel. Et meid tegelikult ka, mul on see tunne, et väliselt aidatakse sellega, et ära lahustada neid mineviku teemasid, aga meil on vaja endaga märgata, mis toimub. Et see uue tsükli vastuvõtmine toimuks võimalikult pehmelt. Aga näed, narr, uus algus. See keeruline periood loob tõepoolest siia sellise väga ilusa uue alguse, müntide 9 ja karikate 3, mis on oma olemuselt külluslik, aga ka emotsionaalselt selline, et jess, tähistame, tegin ära. Tekib ka sihuke kuidagi nagu kogukonna tunne, et võib-olla kui praegune periood kisub sind kuidagi eraldusse ja ebausaldusse, siis tegelikult läbi selle sa võid leida ennast hoopis seltskonnas, kus sa tunned suuremat hingelist kokkukuuluvust, kus sa oled rohkem väärtustatud. Vaata nüüd see eneseväärtustamise koht, mis seal nüüd siis on? Ma arvan, et see mingisugune koht, kus tuleb joon alla tõmmata, ongi seotud eneseväärtustamisega. Et sa justkui nagu ei julge lahti lasta millestkist, sest sa kardad jääda ilma. Või sa kardad, et siis sa jääd üldse ilma, siis ei olegi mitte midagi. Ja või sa kardad, et siis muutub äkki liiga palju. Aga tegelikult, kui sa lased vabaks, jääd enda südamele kindlaks, siis tekibki vot see ilus koht, kus sind on paremini väärtustatud, paremini mõistetud ja tekib selline ühenduse tunne, aga sa pead alustama sellest, et sa ennast väärtustad, on ju. Ja mõistad selles olukorras, kus sa oled. Täht tuleb ka meile siia ilusa tervendusena. Jah, mineviku teema saab jäetud selja taha. Mis iganes see ka ei oleks. See praegu siin lahustub meil nende intensiivsete energiatega minevik. Armastajad on ka. Mis võib viia sind olukorda, kus sa ei taha märgata olulist või ei taha märgata justkui nagu, et okei, see võib olla minu jaoks õigem ja parem, aga see on võõras ja ma ei julge. Siis ma panen silmad kinni, ma ei vaata sinna, ma vaatan sinna, kus on tuttav. Sest tuttav on alati turvaline. Vahet ei ole, kas see on meile päriselt tervislik või mitte, on ju. Meie meeletasand, meie mõistuse tasand tahab alati seda valida. Aga seal, kus see hing kutsub, see on tundmatu. Ja seda ei ole alati meil nii lihtne valida, see selline põrgatamine nagu käibki.
Et justkui sul on isegi nina all mingisugune valik või võimalus, aga sul on tunne, et see äkki ei kanna välja või et sa ei saa hakkama. Tegelikult saad küll. See lihtsalt ongi selle asja taga kinni, selle arvamuse taga kinni, mis praegu tahab vabastust ja lahustamist saada, mis on seotud tõenäoliselt sinu esivanematega. See eneseväärtustamise teema. Oskus ennast hinnata kõrgemalt. Ja kui sa tuled enda juurde tagasi, siis tegelikult on niisugused valikuid juba palju lihtsam teha, et kui ma rääkisin siin ka sellest, et mitu tegevust korraga, eks ole, et me tihtipeale valime mitu ülesannet korraga sellepärast, et tõestada oma väärtust, et ma saan hakkama. Et ma teen ise kõik ära, siis sa näed, et ma olen hea ja see on selline tugev alateadvuse haav, mida me alati endale ei teadvustagi. Aga me võtame endale hästi palju teha, siis ei saa keegi öelda, et ma ei ole mitte midagi teinud ja siis ei saa keegi mind halvustada ja öelda mis iganes, vaid siis on mul nagu tõestus olemas, et ma olen panustanud. Et see on haava käitumine, see on karma käitumine ja tuleb osata ennast seal nagu näha, et miks sa tahad endale palju ülesandeid võtta. Kas see on enese päästmiseks, kas see on tõestamiseks või mis iganes seal taga on, et tule enda juurde tagasi ja märka ennast. Võta oma koormat palju vähemaks nii füüsiliste tegevuste näol kui ka karma näol. Et siin mingisugune energia arvamus. Mul seostub see arvamusega, mingisugune arvamus tahab saada vabastust, sest see ei teeni sind enam ja see tuleb kuskilt kaugest minevikust, mis ei ole üldse sinu omagi. Nii et selline natukene endasse vaatlemine ja sellest läbi minemine, et sa ei hoiaks ennast vaata selles müntide 4 energias, eks ole, et hoiad ennast tagasi, hoiad ennast kinni, ei julge ennast näidata, sest äkki ei ole piisavalt väärtust või äkki keegi tuleb halvasti ütlema või midagi, et siis see on ka enese eest põgenemine, kui sa ei julge tulla iseendana nähtavale. Ükskõik mis situatsioonis me siin ka räägime, olgu see siis kas enese kehtestamine, enda tunnete jagamine, sotsiaalmeediasse tulemine, mis iganes sul praegu laual on, tee endale tegevusplaan valmis, filtreeri välja ebaoluline ja siis kui energiad lähevad rohkem lahti, siis hakka tegutsema. Ehk siis praegune see periood, lõviväravate periood ja varjutuse periood on selline endale otsa vaatamise koht, mida sa endas peidad, kus kohas sa enda eest põgened. Vot. Ja nagu ikka, kui soovid eraseanssi, anna mulle märku, kirjuta mulle, lepime aja kokku, teen nii video vahendusel kui ka kontaktseansina Tallinnas. 8. augustil veel jõuad ennast kirja panna Tartusse naiste väeringi, kus me avame oma naiselikku väge. 18. august on seesama üritus Tallinnas, panen siia alla, leiad need üles, saad registreerida ja äkki me kohtume. Ole tubli ja tšau!